Lugupeetud kaasmaalased, ma olen väga tänulik EKRE esindajatele, et nad sellel rahvarohkel kogunemisel ja kõnekoosolekul andsid mulle ka võimaluse paar sõna ütelda. Ma püüan teha seda nii lühidalt kui vähegi võimalik. Ma näen enda ees vähemalt ühte plakatit, kus on kirjas, et Eesti pole selleks valmis. Ja see on täiesti õige, Eesti ei ole selleks valmis, aga samal ajal me peamegi ütlema, et kui me ei ole just olnud maganud viimased 10 või 20 aastat, siis me ju tegelikult teadsime, et see asi on tulemas. Aga nagu ikka on, et ettevalmistused jäävad õigel ajal tegemata ja hingelt ei olda valmis. Et valmis me ei ole, seda me ei ole rahvana ja kodanikkonnana päris valmis ja kindlasti ei ole selleks meie valitsus valmis ja ka meie massiteabevahendid ei ole valmis. Nüüd ilmselt on meil praegu aega natukene veel 2-3 kuud, et mingisuguseid otsuseid ei võeta ei Eestis, ei teistes Euroopa Liidu riikides vastu nendel suvekuudel, et arvamuse kujundamine nii ühiskonnas kui ka valitsuses, selleks on aega ja selleks me siis peame nüüd tegema ja olema sügiseks mõistlikult ette valmistatud, et kuidas me teeme. Üks asi, mis siit nüüd tuleb järeldust, on see, et meie massimeedia ja need, keda nimetatakse arvamusliidriteks, on viimase nädalate jooksul jätnud oma sõnavõttudes ja arvamustes muljet, nagu meil ei oleks mingisugust valimisvabadust ja nagu oleks meie eest tegelikult kõik otsustatud. See ei ole nii. Otsuseid ei ole veel mingisuguseid praegu tehtud ja otsuste tegemisel saame me ise kaasa rääkida. Nüüd, kuidas kaasa rääkida? Selleks on vaja, et me oskaksime kõigepealt ise õieti mõtelda. Ja õieti mõtlemine algab sellest, et me kasutaksime õigeid mõisteid ja õigeid sõnu. Suurimad vead, ja ma pean õiguslike küsimustega tegelenud inimesega ütlema, et need on ka tüüpilised vead, algavad sellest, kui ühte sama asja nimetatakse erinevate nimetustega, siis ei saada üksteisest aru ja minnakse tülli. Veelgi hullem on see variant, kui ühe ja sama nimetusega nimetatakse väga erinevaid asju, mis omavahel kokku ei kuulu. Vaadake, kui keegi meist või teist oleks see Itaalia piirivalvur, kes korjab Vahemerest välja seal ujuvaid inimesi või see Itaalia sotsiaaltöötaja, kes võtab nad vastu, annab neile mingid riided selga ja sööginina ette ja siis see riigiametnik, kes peab arvestama, et kuhu ta paneb need saabunud inimesed. Seal on täiesti mõeldav see, et nähakse niimoodi, et võt meile on tulnud nii ja nii palju tuhandeid inimesi ja meil on see probleem nende inimestega. Nüüd nende inimeste eneste poolt vaadatuna, need inimesed ei ole omavahel sarnased. Need inimesed, kes on tulnud üle piiri, nendel on ilmselt erinevad põhjused ja nad tahavad saada erinevaid asju. Ma näen siin ühte plakatit, kus öeldakse, et mina tahan ka pagulaseks. Minu arvates see on nüüd näide sellest, kuidas ajalehtedes on kasutatud sõna pagulane, mis on väga selge mõiste eesti keeles, on kasutatud täiesti kuritegelikult laialt ja laiendatud ka nende inimeste suhtes, kes ei ole kindlasti pagulased. Pagulased tähendavad need inimesed, kes oma elu ohtu sattumise pärast taotlevad kuskil varjupaika. Siis teine grupp inimesi, arvatavasti kõige suurem, neid me võiksime nimetada majanduslikeks migrantideks. Ja neid on ka arvatavasti Euroopasse tulnud ja tulevad kahte sorti inimesi. Ühed on sellised, kes tahaksidki jääda mingisugusele uuele rikkamale maale elama, aga samal ajal on kindlasti üks osa inimesi, kes
tahaksid oma majanduslikku olukorda parandada ja minna tagasi. Ja siis ei maksa veel unustada seda, et igasuguse suurte rahvaste liikumise ees alati esigrupis on küllalt suur protsent neid, kes emb-kumb, kas nemad põgenevad oma kodumaal toime pandud kuritegude eest piiri taha ja püüavad ennast varjata siis kas pagulase või kellegi maski all, ja kindlasti on ka selliseid vargaid, kes tahavad tulla uutele ja varguse maadele. Minu üleskutse meie riigijuhtidele ja kõigile kodanikele on see, et palun ärme lähme seda teed, et me paneme kõik need inimesed ühte patta ja räägime, et nad on ühtemoodi. Kui me ütleme, et kõik need on pagulased, siis me ajame iseenda pead sassi ja me ütleme valesti. Kui me ütleme, et kõik need inimesed on majandusmigrandid ainult, siis me ka tõenäoliselt eksime, ajame need asjad sassi. Nii et me kasutagem seda aega, mis meil ees on, kodanikena, rahvana, parteilastena, poliitikutena, kasutagem mõistlikuks ja uurigem, kes on kes, ja igale inimtüübile tuleb ilmselt nii meil kui Euroopal anda eri vastus. On ilmselt osa inimesi, kelle suhtes on mõistlik öelda, et nemad peavad otse kohe selja pöörama ja tagasi minema. On arvatavasti inimesi, keda mõni rikkam Euroopa riik tahab kasutada kas ajutise või alalise tööjõuna, ja on arvatavasti inimesi, kes on tõelised pagulased, nii nagu eestlased pagesid 1944. aastal, ja nendele tuleb jälle omamoodi. Nii et kallid kaasmaalased, küll on tore, et me lõpuks võtsime selle küsimuse tõsiselt vaatluse alla ja me tõesti ei ole praegu selleks valmis, aga olgem siis paari kuu pärast valmis, et ka meie ütleksime, ideaaliks võiks olla see, et meie ütleme muule Euroopale selle mudeli, kuidas peaks käituma erinevate Lõuna-Euroopasse saadud inimestega. Aitäh tähelepanu eest!